Tere! Täna näitan, kuidas kasutada Innore Railing Solar BIM objekti enda tehtavas projektis. Näidiseks Reviti näidisprojekt. Siin on mul olemas piire, ainult üks valik. See mulle ei sobi, soovin selle asendada Innore piirdega. Ja selleks on mul desktopil olemas Innore Railing Solar Revit fail, mis on Revit projekti failina, kuna piirdeelemente on teisiti keeruline projekti sisse tuua. Selleks avan samas Reviti aknas Open käsuga Innore Railing E-Line Solar. Nii, ja selliselt ta avas selle projekti faili mul siin samas Reviti aknas. Siin näeme, millega tegu. Tegemist piirdeelemendiga, mis lisaks piirdefunktsioonile on võimeline ka päikesest elektrit tootma, ehk et ilus on ühendatud kasulikuga. Miks on neid siin nii palju? Igale piirde kõrgusele meeter, meeter 10, meeter 20 on tehtud oma eelseadistus. Samuti on tehtud eelseadistus 6 reaga elemendile, 5 reaga elemendile ja 4 reaga elemendile. Ning vastavalt sellele saab inimene teha siit valiku, milline talle sobib. Meil oli piire 1,1 meetri kõrgune. Selleks teen meeldiva piirde aktiivseks. Kopeerin. Lähen sellesse projekti, kuhu ma selle soovin sisse viia. Ja siin paste käsuga panen ta kohe õigele korrusele. Living room. Ohoo, hüppas valesse kohta. Tõstame ta siia ligemale. Nii, nüüd tekkis mulle siia erinevaid valikuid lisaks standardsele piirdele. Miks on neid siin mitu? Ongi see, et sul on võimalik valida kas 4 solarelementi kõrvuti, 5 solarelementi kõrvuti või 6 solarelementi kõrvuti. Siin on antud võimalus kasutajale jagada täpselt endale visuaalselt meelepärane variant. Mina arvan, et antud juhul mulle sobib 5 kõige paremini. Ja me näeme, et siin ei ole ka poste. Postid tuleb ise tekitada, sest Revit antud juhul ei ole veel piisavalt nutikas, et suudaks seda ise teha. Postide tegemiseks tuleb teha aktiivseks piirde muutmise funktsioon ja vaadata, kui pikk on piire. 6 meetrit, meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi. See tähendab seda, et iga meetri tagant tuleb teha split. Nii. Ja tundub, et piire on vaja ka ringi pöörata. Teeme jooned pisut peenemaks. Nii, ja mulle tundub, et igati korrektne piire on imporditud. Nüüd, kui on soov teha piiret nurgaga, siis kohe näitan, kuidas seda teha. Selleks tuleb lihtsalt siia joonistada uus piire, seda on parem teha pealtvaates. Lähme arhitektuuri alla, valime Railing tööriista ja siit kuni siiani.
taaskord on vaja piire ringi pöörata. Nii. Tagasi 3D vaatesse. Korrus, vale. Paneme õigele korrusele. Ja taaskord on vaja valida, kui mitme elemendiga piiret me soovime. 5 tundub hea. 6 on juba liiga. Nii, teeme aktiivseks. Tegemist on 3-meetrise jupiga, tähendab seda, et iga meetri tagant on vaja teha split. Nii. Mis on veel puudu? Nurgaelement. Selle saame siit lihtsalt kopeerimise teel sisse tuua. Natuke vaja joondada. Selleks lähen level 1. Teen nurgaelemendi aktiivseks ja nihutan ta lihtsalt paika. Minnes 3D vaatesse. Kõik õige. Piire nii nagu peab. Nüüd. Tegelikult on nad nüüd selles projektis mälus olemas. Neid saab siin vahetada. Võime lülitada ka sisse korraks realistic vaate. Ja siin me näeme, et solar elemendil on olemas peal ka väike muster. Ta näeb välja suhteliselt nägus. See tähendab seda, et seda on võimalik kasutada ka renderites ja on võimalik saada arhitektuurset tunnetust, kuidas see asi välja nägema hakkab tulevikus. Tänan tähelepanu eest ja meeldivat kasutamist!